olnud võimalik näha totaalseid absurdsusi terve oma, ütleme siis vähemalt viimase 10 aasta jooksul või ütleme võib-olla ka kogu karjääri jooksul, milledest ma mõnest võiksin ka täna kirjeldada ja tuua välja selle, et miks, kas meie eksperdid oleme korrumpeerunud, oleme ebakompetentsed või on see kõik inimlik, kui me teeme teinekord asju, millel ei ole mitte mingisugust sisu ja me teeme seda massiliselt. Tere armas Fonte News kanali jälgija, meil on täna järjekordne intervjuu. Fonte News on uudistekanal, kus avaldame uudised otseallikast ja moonutamata. Täna minu vestluspartneriks härra nimega Toomas Kaljas. Tere! Tere! Toomas, sina oled 3 lapse isa, insener, leiutaja, investor, ettevõtja, uurija ja uue ühiskonna looja. Kas jäi midagi nimetamata? Ei tea, kas neid tiitleid nii palju vaja ongi. Ahah. Aga Toomas, sina räägid täna mulle sellistel teemadel nagu diabeet, insuliini residentsus, sest et see diabeet on täna maailmas üks kõige aktuaalsem teema, millest tegelikult peavoolumeedia üldse ei räägi, aga need inimesed, kes on diabeediga kokku puutunud, teavad sellest terviseprobleemist. Diabeeti võiks tegelikult nimetada 21. sajandi katkuks. Diabeet on niivõrd problemaatiline terviseprobleem. Ja palun räägi nüüd, sina väidad, et 80% inimestel on tegelikult diabeet. Ja on see siis esimene, teine, 3, on see eeldiabeet, on see siis laste diabeet. Räägi veidi sellest diabeedist, et milleni oled sina jõudnud? Kõigepealt ma tahan öelda aitäh kutsumast saatesse. Tõepoolest olen ka tänaseks valmistanud ette väikse slaidishow ja meil on mitu erinevat teemat saates, et alustame diabeedist, räägime selle määramisest, selle ennetamisest, lähme edasi ehituskonstruktsioonideni ja lõpuks jõuame laevakonstruktsioonideni välja, räägime ka natukene Estonia katastroofist ja sellest. Tähendab, sa esitasid küsimuse, et kas diabeet on 80% inimestest, seda on määratud ametlikult, seda on muidugi vähem, 60–70 võib-olla, aga tegelikult kui me määrame selle insuliini põhjal, siis see grupp on oluliselt suurem. See puudutab 4/5 siis inimesi, eks. Kaasa arvatud ka mind, kuigi välja ei ole kuskilt näha. Eks. Diabeeti on siis ametlikult 2 tüüpi, aga mitte ametlikult on ka 3. tüüp. Et esimese tüübi diabeeti nimetatakse siis lapsepõlvediabeediks, mis varases lapsepõlves üldjuhul tuleb, ehk siis pankreas ei tooda enam insuliini ja see eeldab seda, et tuleb süstida juurde seda hormooni. Teise tüübi diabeetes on see, et pankreas on terve elu tootnud palju insuliini, liiga palju ja lõpuks on pankreas selle tõttu ise ära rasvunud ja ta ei suuda enam toota. Ja seda määratakse siis nüüd selles meie praeguses meditsiinis ainult veresuhkru põhjal. Kuigi see on juba vähemalt 70 aastat varem teada, et tegelikult enne seda diabeeti on inimesel kõrge siis paastuinsuliini tase. Eks. Ja 3. diabeeditüüp, mis on mitteametlik, on Alzheimer ehk siis see, et aju muutub insuliini resistentsuseks. Resistentsus on selline võib-olla võõrsõna, et võib-olla kõik vaatajad ei saa sellest aru, aga ma selgitan sedamoodi, et kui sa elus esimest korda alkoholi võtad suu sisse väikse lonksu, sa tunned, et see hakkab sulle kohe pähe, et sa oled väga tundlik alkoholi jaoks. Aga kui sa oled terve elu iga päev pool pudelit ära joonud, siis see pool pudelit järgmine päev sa ei tunne ka seda, et su organism muutub resistentseks. Et sama on ravimitega, et kui sa võtad mingit ravimit, ühel hetkel sa lihtsalt pead kogu aeg doosi tõstma selleks, et üldse midagi tunda. Ja siis insuliini resistentsus on lihtsalt selle hormoonile vastu, tähendab resistentsusrakud ei taha vastu võtta glükoosi. Ja selleks, et see glükoos meil vereringest välja suruda, on vaja seda insuliini taset siis nii-öelda kõrgemal hoida. Ja siis lisaks nendele 3 tüübile võib tegelikult sul olla põhimõtteliselt ka vähemalt 2 nendest korraga. Sul võib olla esimese tüübi diabeetes ja teise tüübi diabeetes. Põhjused on mõlemal sama, lihtsalt see areneb välja pikema aja jooksul, et lõpuks ka esimese tüübi diabeedid, tähendab
Esimest tüüpi põdevad inimesed võivad arendada välja teise tüübi diabeedi. Ehk siis nende organismil on vaja järjest suuremaid annuseid selleks, et seesama veresuhkur ära ladestada. Mitte ainult veresuhkur, vaid ka kõik muud aminohapped ja muud. Insuliini resistentsusel on ka mitu teist nime. Seda nimetatakse hüperinsulineemia, ehk sul on kõrge insuliini tase pidevalt veres. Seda võib nimetada esidiabeediks. Eeldiabeediks ja seda võib ka nimetada metaboolseks sündroomiks, sellepärast et läbi mitme meie organismi puutuva mõõdetava faktori meil on võimalik seda ka näha, et mis meil reaalselt organismis toimub. Tõepoolest selle slaidi peal on elefant nagu elutoas, et seda haigust, mis tegelikult on kõikide teiste degeneratiivsete haiguste isa või ema või põhjus. Et seda me ei diagnoosigi üldse. Vähemalt ei diagnoosi seda varases faasis, me diagnoosime seda siis, kui juba asi on käest ära läinud. Diabeedi või siis selle kõrge insuliini taseme testimiseks sobib näiteks, on erinevaid vahendeid. Üks selleks on näiteks HOMA-IR parameeter, mis ka selle slaidi peal praegu näha on. Kui me mõõdame veresuhkur, näiteks rasedatel tehakse glükoosikoormustest, öeldakse, et teeme nüüd testi ära, eks ole, võtad seal jood suhkru ära ja siis 2 tunni pärast vaatame, mis sul see veresuhkur on, siis me teame, kas saad diabeedi või ei saa. Tegelikult on palju olulisem see, milline on see insuliini tase samal ajal ja mõlemad on olulised. Nii insuliin kui veresuhkur on tervisele kahjulikud, kui nad on krooniliselt kõrged. Ja HOMA-IR on siis selline parameeter, mis võtab need mõlemad korraga arvesse. Tähendab, et sul on veresuhkur ja insuliin, sa korrutad need tulemused omavahel kokku ja meie SI ühikutes, kus me siin näiteks Eestis opereerime, jagad selle 22,5, mis on konstant. Ja ideaalis tervel inimesel, kellel on kõik ainevahetus korras, kui sa hommikul üles ärkad, lähed laborisse, sa saad selle tulemuse, mis on 1,0. Siin ma ütlen, et näiteks Synlabi minnes Eestis seda tulemust ei saa, sa pead ise võtma eraldi need glükoosi, ise arvutama selle välja, aga näiteks Ukraina laborid teevad seda täiesti standardse testina, et sa saadki kohe selle tulemuse. See on üks pakett ja mõlemad vaadatakse ära. Kui see parameeter jääb hommikul seal kõrgemale kui 1,7, siis võib öelda, et oled juba varases insuliini resistentsuse faasis. Ja kui ta jääb kõrgemaks kui 2,7, siis on juba välja arenenud insuliini resistentsus. Ja oma nendes laboripraktikates, mida ma olen, kõige madalam väärtus, mida ma olen saanud, on 0,3. See oli, ütleme, nädalase paastumise juures. Ja kõige kõrgem, mida ma olen näinud, on 15,6. Tõenäoliselt see võib veel kõrgem olla. Ja see kõrgem ots on tegelikult ohus kõikide degeneratiivsete haiguste vaatevinklist, et südamehaigused, siseveresed, kõik haigused, mis võivad tulla. Ja HOMA-IR parameeter on siis homeostaatilise mudeli insuliini resistentsuse hindamise mudel. See on üks võimalik viis. Aga ka see parameeter ei ole täielikult probleemi vaba, sellepärast, et ka HOMA-IR sõltub väga mitmest parameetrist, mis me oleme söönud, millal me oleme söönud, kui palju me oleme söönud ja kui palju oli paastuaeg. Sellest diabeedi täpsema määramiseks on olnud selline doktor nagu Josep R. Kraft, kes on tänaseks päevaks küll surnud, 2017 suri, aga tema on testinud circa 15 000 teinud siis seda glükoosi insuliini koormustesti, inimest dünaamilist testi, kus ei mõõdeta lihtsalt mitte hommikul sul HOMA-IR parameetrit või pärast glükoosi, vaid mõõdetakse siis seda ajas. Ja põhimõtteliselt oma raamatus, siis, mis oli ka eelmisel slaidil näha, ta jagab inimesed 4 erinevasse kategooriasse. Seal on nüüd selle graafiku pealt on näha see sinine kõige madalam siis kõver. See tähendab, et seal on näha, et see kõige suurem insuliini tase tekib pool tundi vahetult pärast seda glükoosi koormust. Selle glükoosi testi ajal siis antakse inimesele 75 grammi standardina glükoosi. Kraft kirjutas oma raamatus, et tema on andnud 100 grammi. 100 grammi puhast glükoosi, mis jod ära. Ja organism reageerib sellele kiiresti,
poole tunni jooksul, see tähendab pankreas töötab aktiivselt või kõhunääre ja tal ei ole vaja palju insuliini, see madala insuliini tasemega saab selle töö ära tehtud. Nüüd selle slaidi peal on ka näha kollane joon, mis on juba oluliselt kõrgem insuliini tase ja reageerib juba tunni pealt, mitte poole tunni pealt, eks. Ja siis on tumekollane joon, mis on number 3, eks ole, mis on juba pisarad silmis ja 4 on juba täiesti siis nii-öelda, et järgmine samm on see, et veresuhkur lihtsalt tõuseb liiga kõrgele. See tähendab, et pankreas juba liiga aeg seda reageerib oleks 3 tundi peale seda, kui sa oled võtnud glükoosi sisse. Et see teine probleem, mis nende nii-öelda eeldiabeetikutel on see, et see paastuinsuliin, hommikune insuliin, kui üles ärkad, on ka liiga kõrge. Et tervel inimesel, kui hommikul üles ärgata, peaks see paastuinsuliin jääma alla 5, aga kindlasti mitte üle 10. Et see on üks lihtne parameeter, mille järgi otsustada, et kas tervis on seekord olnud heas korras või mitte. Sellel järgneval slaidil siin on näha siis see põhimõte, kuidas seda testi tehakse, et 75 või 100 grammi siis glükoosi ja mõõdetakse nii insuliini kui veresuhkurt dünaamiliselt seal 0 enne testi, siis pool tundi peale testi, 1 tund, 2 tundi ja 3 tundi ja nendest arvutatakse siis välja seal 2 tunni ja 3 tunni summa, näiteks selles standardtestis peab jääma alla 60 insuliini puhul, et päästa sinna nii-öelda tervesse kategooriasse. Siin slaidi peal ma näitan ka seda doktor Josep Bergrafti ja Ivor Cuminsit. Josep Bergraft siis lisaks sellele, et ta testis nii-öelda 15 000 inimest nende insuliini tasad dünaamiliselt ja suutis nad ära kategoriseerida, et kui tugevas eeldiabeedis nad on sel hetkel. Ta avastas ka iseendal selle eeldiabeedi ja vahelduva eduga ta kasutas ka neid ametlikke nõuandeid, mida selle diabeediga ette võtta. Aga selles kohas ma olen temaga eri meelt, et need ametlikud nõuanded kindlasti ei tööta või ei päde. Ja sellel pildil on ka näha, et tal on jalgade peal sellised sinikad ja asjad, et see on üsna tüüpiline kas vanaduses, aga põhimõtteliselt on see üks diabeedi nagu vorm. See jah, et jalgadele ja kätele kehal tulevad need nimetatud diabeediplekid, et kuna meie peres on ka laps 15-aastane, kellel ka siis põhimõtteliselt 10 aastat tagasi tekkis lihtsalt päevapealt esimese grupi diabeet, tal on siis pumbad, sensorid on küljes, 24/7 on kontroll, insuliini pumpab peale, et on siis 10 aastat juba seda jälginud ja ka temal tekkis siis mõned aastad tagasi jala peale plekk ja mis läks nagu päris koledaks ja pidime päris rangelt hakkama seda suhkru taset kontrollima ja hoidma siis seda ikkagi normaalses piiris. Ja nüüd on see nagu see jala peal see plekk tagasi tõmmanud, stabiliseerunud, aga tegelikult nende diabeedi tüsistused või sellised plekid, need on järgmised sammud võivad olla see, et jalg amputeeritakse ära lihtsalt. Ja meil on ka tegelikult selle lapse vanaisal on teise grupi diabeet ja selle diabeedi tõttu tal on jalg maha võetud juba. Et see diabeet on tõsine haigus. Aga ma läheks teemaga edasi sellisel teemal, et sa proovisid oma naha peal nüüd, oma tervisega, katsetasid ühte suhkruasendajat ja sa tegid kõik võimalikud analüüsid ja testid, et palun räägi, miks sa selle teekonna ette võtsid, miks sa tahtsid proovida ühte brändi toodet, selle nimi on siis Golden Stevia magusaine. Et miks sa selle tee ette võtsid ja mis tulemused sa saavutasid? Ja ma kohe vastan su küsimusele täpsemalt, aga enne kui ma edasi läheks, ma räägiks veel sellest teisest härrasmehest, kelle nimi on Ivor Cummins selle sama slaidi peal ja Ivor Cummins on Iiri südameteadvuse assotsiatsiooni siis üks juhtiv promootor või töötegija, ta on insener, kes uurib neid asju põhjalikult ja see informatsioon Josep Bergrafti ja kõikide muude asjade kohta, mis tegelikult on varjatud ja mida ma järgmistel slaididel välja toon, pärineb siis otse Iiri südameteadvuse assotsiatsioonist. Sa ennem küsisid, et kas meil on tõesti 80% diabeetikud, nüüd sellel slaidil on näha need
erinevad protsendifraktsioonid, mis on tähendab teise tüübi diabeetes, mis on uuritud aastal 2013. Et ainult väikene osa jääb sinna nii-öelda tervete inimeste kategooriasse. Mida siis veel teha, mismoodi veel teada, et mul on näiteks hüperinsulineemia või kõrge insuliini tase või ainevahetuse häire, on kindlasti C-reaktiivne valk, mida tasub jälgida. Seda jälgitakse meditsiinis ainult akuutse põletiku põhjal. See tähendab, et kui sul on tõesti jalg otsast ära kukkumas, siis see on kõrge see väärtus, eks. Aga seda saab kasutada ka kroonilise põletiku hindamiseks, ja seda ei tehta. Lihtsalt ta peab olema võimalikult madal, põletikku ei saa organismis olla. Siis maksaensüümid, alatasad ja GGT, mis näitavad maksa tervist, et kas maks on rasvunud või midagi. Meestel peaks jääma GGT alla 30 ja naistel alla 20 nii-öelda saledatel. Ja mul endal see on ka vahelduva eduga nii alla kui üles, sõltuvalt mida ma siis oma elus teinud olen. Ja see insuliin, mis ma enne mainisin, et see peaks jääma hommikul alla 5. Ja nendele lisaks tasub kindlasti kasutada ka ultraheli oma siseorganite uurimisteks näiteks, et kas mõni siseorgan on rasvunud või millises olukorras ta on. Ja näiteks südame-veresoonkonna haiguste jaoks on selle slaidi peal näha mu enda koronaararterite kaltsiumi skooring, mis tegelikult on selle haiguse kullastandard. Seda tehakse röntgeniga põhimõtteliselt 5 minutiga. Tehnoloogia on ka Eestis olemas, kasutatakse maailmas kosmonautidel, presidentidel, väga tähtsatel inimestel, aga tavalisel inimesel seda ei määrata ja selle põhjusega, et väidetavalt ei ole võimalik südame-veresoonkonna haigusi tagasi pöörata. Aga need inimesed, kes teavad, need võivad selle haiguse vähemalt seisma jätta, selle progresseerumise, ja on ka neid arste, kes on uurinud ja selle tagasi keeranud, et põhimõtteliselt see test, mis selle slaidil nüüd vasakut kätt jääb, see on nagu siis selle haiguse kullastandard, et seal on võimalik põhimõtteliselt kella aja pealt öelda, millal see südametakk tuleb, kui see tulemas on. Ja enne veel, kui ma ütlen, et kui me lähme sellesse, mismoodi Golden Stevia mõjutab tervist ja mismoodi ma seda testisin, mul on siin üks slaid, tähendab ka nende lahenduste osas, et seal üleval on vasakut kätt, on siis traditsioonilised metmorfiin ja muud ravimid, mida arstid pakuvad. Berberiin väidetavalt aitab konjugeeritud linoolhape, mida leidub lihast ja muudest asjadest ja müüakse ka eraldi. Kalaõli, mangaan, kroom ja nii edasi. Aga ma olen need kõik ära proovinud oma elus, kõike proovinud, kõik testinud läbi ja ma nende peale hetkel suuremaid panuseid ei tee, et kõik kas on korras või need ei mõjuta nii palju asju. Välja arvatud muidugi metmorfiin ja muud ravimid, neid ma ei ole proovinud ja ma arvan, et ma ei proovi ka neid. Aga mis enne kõike töötab, on siis perioodiline paastumine. See tähendab, et söömisaken on ööpäevast lühikene või siis pikemaajalisele paastumine, mis organismi näiteks üle 3-päevane paastumine taastab organismi. Tähendab, organism hakkab sel hetkel kasutama iseenda varusid ja selles lahendustes on ka 0 süsivesikute dieet, et sel hetkel, kui inimene paastub, ta ongi 0 süsivesikute peal ja ta sööb rasva, ta sööb iseenda küllastunud rasva näiteks. Siis kindlasti aitab tugeva intensiivsusega lühiajaliste kestusega treening, 15 minutit 1 või 2 korda nädalas, sõltuvalt organismist ja mitte rohkem. Ja stressivaba nii-öelda olemine, sest stress põhjustab seda sama haigust. Ja, nutiseadmetest, TV-st, meediast välja, jah? Meediast välja, just, ja toitumisest kindlasti vältida linoolhapet ehk oomega 6 ja selleks peab vältima põhimõtteliselt enamust tooteid, mida me poest ostame lihtsalt. Põhimõtteliselt enamus. Mida siis süüa võib? Tähendab, tulebki otsida 0 süsivesiku tooteid või siis midagi, mis on sul endal kontrollitud, sa tead, mis sinna sisse on pandud ja kuidas see valmistatud on.
aga linoolhape ehk omega-6 ja omega-3 arvatakse, et kui me saame liiga palju seda omega-6, et siis me võime nagu kapslitest omega-3 või pudelist juurde juua ja saame selle asja tasakaalu. Ei saa. Nii omega-3 kui omega-6 on mõlemad signaalmolekulid meie närvi ja ajusüsteemis ja neid oleks vaja dieedis ainult 1% kogu kaloraasist ja neid tuleb meie dieediga circa 10%. Sellest ka need metaboolsed häired, see on üks suur tegija nende asjade juures. Ja seal paremal pool on ka pilt Body of Science ehk kuidas 12-minutilise treeninguga nädalas on võimalik enda insuliini resistentsust nii-öelda madaldada ja eeldiabeeti tagasi lükata. Ja nüüd Golden Stevia küsimuse juurde lõpuks. Et Golden Stevia, need samad pakid, mis meil siin laua peal on, need sisaldavad suuremas koguses dekstroosi 82% ja väiksemas koguses puhast steviat ja siis on seal ilmselt ka mingit tärklist 7-8% juures. No dekstroos on iseenesest 2 glükoosimolekuli. Glükoos on see sama suhkur, mis meil vereringes on. Ja igal hetkel on meie vereringes ainult üks teelusikaline ehk tervel inimesel circa 4 grammi glükoosi vereringes ühel hetkel. Kui seal on juba 2 teelusikat, siis on juba välja arenenud diabeet. Sinna rohkem ei mahu. Ja selle pakendi info pealt me võime lugeda, et ta asendab seda lauasuhkrut ehk sahharoosi suhtega nagu 1:12. Ja miks see oluline on sellepärast, et ma olen varem teinud need Joseph R. Crafti dünaamilised testid iseenda peale, kus ma võtsin 100 grammi puhast glükoosi sisse. Selle alla neelamine on tõsiselt raske operatsioon. Esiteks ajab siis oksele, kui see oksele ei hakka, siis sul käib pea ringi, saaks nagu alkoholi uimas. Ja olen ka testinud oma ema, kes on 75, just sai 75, eks, ja tema ei suutnudki, vahepeal oksendas välja ja test pooleli. Ühesõnaga, see on suhteliselt keeruline 100 grammi glükoosi suhu panna. See on siis 100 grammi suhkrut siis... Ta ei ole suhkur, ta on glükoos. No glükoos, noh. Glükoosi vedelik. Kui palju siis seal nagu suhkruga võrreldes, inimene mõtleb, et 100 grammi glükoosi, mis see siis suhkruga näiteks, lauasuhkruga võrreldes on, kui suur see kogus on näiteks klaasi vee kohta? No lauasuhkrus on 50% glükoosi ja 50% fruktoosi, mis on teine molekul. Ja milleks see oluline on, et mis molekulid on ja kuidas me seda võrdleme, on see, et on olemas selline asi nagu glükogeemiline indeks, et kui palju mingi aine tõstab sul veresuhkurt võrreldes 100 grammi näiteks puhta glükoosiga. Puhta glükoosi indeks on 100. Ja nüüd fruktoosi indeks on 19. See on oluliselt madalam ja vanasti, siin mõned aastakümned tagasi pakuti inimestele, kellel on diabeet, et võtke fruktoosi ja see ei tõsta veresuhkurt. Aga fruktoosi probleem on see, et ta põhjustab seda sama diabeeti. Et ta tekitab siseorganites probleeme. Üleliigne fruktoos on maksale koormus nagu alkohol. Kui me võtame arvesse selle, et pool suhkrust on siis fruktoosi ja pool on glükoosi ja nende indeksid kokku arvutame, saame, et lauasuhkrul on keskmiselt 70, ehk siis see glükoos, mida laboris antakse, see on magusam. Tähendab, mitte magusam, vaid tema glükogeemiline indeks on kõrgem. Selge. Fruktoos iseenesest on magusam kui glükloos, aga glükogeemiline indeks on madalam. Ja nüüd, et saada siis mingisugune võrdlus selle 100 grammiga, mida ma olen juba varem teinud, siis ma arvutasin välja, et siin järgmisel slaidil, et 100 grammi glükoosi jaoks ma peaksin võtma 12 grammi seda steviat ühe korraga. Et saada nii-öelda võrreldav tulemus, et võtta arvesse, et lauasuhkrul see glükogeemiline indeks on teine. Golden Stevia glükoosi insuliini koormustesti tulemused olid järgneval. Nagu sellelt slaidilt näha on, veresuhkur esimese poole tunni jooksul tõusis peaaegu 60-70% sellele tasemele, mis ta tõusis 100 grammi puhta glükoosi neelamisega. Aga glükoosist olulisem parameeter on, mida teeb kõhunääre sel ajal, mida teeb pankreas. Ja nagu me näeme siit, siis insuliin on oluliselt madalamal. Circa 5 korda madalamal, kui ta on puhta glükoosi puhul. See veel kord näitab seda, et veresuhkur ei ole usaldusväärne parameeter, mille järgi tervist hinnata.
Nendes katsetes Golden Steviaga ma tegin katse ainult 3 tunnini, sest sellest kogemuse põhjal piisab. Kuid glükoosikoormustestis on katse viidud kuni 5 tunnini. Järgnev oluline parameeter on homeostaatiline mudelparameeter, insuliiniresistentsuse mudelparameeter. Ja nagu me ka siit näeme, siis HOMA-IR tõuseb 5-ndikuni või 6-ndikuni sellest, mis ta on 100 grammi puhta glükoosi puhul tõusnud. Aga siin on nüüd üks oluline erinevus. Enne testi algust oli HOMA-IR Stevia puhul 2,07 ja glükoosi puhul see oli 3,9. Ehk sel ajal, kui ma tegin glükoosikoormustesti, minu organism oli tugevamas eeldiabeedis. Maks oli põletikus sel hetkel selgelt. Mul on need andmed eraldi, aga põhimõtteliselt ma tean, et organism ei olnud kõige paremas konditsioonis sel hetkel. Ja selleks, et need arvud omavahel võrreldavaks muuta, ma olen kasutanud sellist nagu suhtelist HOMA-IR, ehk ma võtan selle alguspunkti HOMA-IR parameetri ja jagan kõik ülejäänud tulemused selle alguspunktiga läbi. Niimoodi ma saan 2 erinevat võrreldamatut suurust kalibreerida, neid saaks võrrelda mingil moel, et algus on mõlemal 1,0. Ja siit me näeme, et see HOMA-IR tõuseb siis suhteliselt kolmandikuni, 30%, mis ta on tõusnud puhta glükoosi puhul. Ta langeb oluliselt kiiremini ja mis on veel oluline, see on logaritmiline skaala siin vertikaaltelje peal, kuid tegelikult see HOMA-IR kukub siis 50%. Tähendab seal testi lõpus, kui me vaatame 2 tundi ja 3. tundi, me näeme, et see HOMA-IR on nagu 0,48 sellest, mis ta algselt oli 1, eks ole. Ehk siis 52% sellest nii-öelda eeldiabeedist on ära kadunud pärast 2 tundi Stevia neelamist. Põhimõtteliselt sama efekt on ka näha glükoosiga, aga see efekt on oluliselt kaugemal ja ütleme, et selleni jõudmine on oluliselt piinarikkam. Siis pärast seda Stevia testi mind hakkas oluliselt huvitama, et miks näiliselt tekib see insuliini tundlikkus, et kui see nii lihtne on, et siis võiks ju seda hakata kohe nii-öelda teraapiliselt kasutama ja enne testi mul ei olnud seda hüpoteesi, aga pärast testi ma mõtlesin, et selles seltskonnas, kus ma olin laboris, olid ilmselt nii head inimesed, et see stress kadus ära. Et ma mõõtsin enne stressihormooni enne testi, see oli 566 ja ma tegin ta 3 tundi pärast testi, hiljem tellisin juurde, ta oli 232. Aga tõenäoliselt ta kukkus kiiremini ja mitte sirgelt, mitte lineaarselt, vaid mingi muu graafika alusel. Mul lihtsalt ei ole neid vahepealseid tulemusi. Mind huvitas, kas see mõjutab stressihormooni. Ja ma arvan, et nendest tulemustest ma võin järeldada, et ta mõjutab. Golden Stevia siis tähendab Stevia magusaine võtab stressi maha? Tähendab, ma ei saa üldistada, et see võib-olla ainult Stevia on. Võib-olla see on lihtsalt süsivesik, mis seda teeb. Sellepärast me sööme magusat ju ka sellepärast, et meil on stress. Aga tõepoolest nii ta teeb. Selle kortisoli ehk stressihormooni puhul on veel üks huvitav asi, räägitakse palju nii-öelda happelisusest ja aluselisusest organismis, millega ma absoluutselt nõus ei ole, aga põhimõtteliselt vere happelisus ja aluselisus natukene nagu muutub. Kui stressihormoon on kõrge, siis me oleme aluselised. Tõenäoliselt, kui me hingame väga kiiresti, siis me muutume ka, veri muutub natuke aluliseks, aga kui me sööme suhkrut, siis veri muutub happelisemaks. Ja siin on selline huvitav järeldus. Ma ei järeldaks sellest rohkem lihtsalt midagi, aga tõepoolest see, et ta stressihormooni mõjutab ja tänu sellele muudab organismi näiliselt insuliini tundlikumaks, vähemalt selle 3 tunni sees. Kui ma siia nüüd need järeldused kokku panen, siis selle laborikatse tulemusel veresuhkur tõusis 65%, mis ta oleks olnud siis selle puhta glükoosi koormustesti puhul. Insuliin oli 17,4%. Kui me vaatame seda HOMA-IR indeksi muutust, siis see on 15,8%. Ja kui me neid nii-öelda suhteliselt mõõdame,
siis see erinevus on 34%. Ja üle 50% siis stressihormoonist sel hetkel kukkus. Tõepoolest, stressihormoon ise ka muutub, eks, et hommikul on see väärtus 2 korda kõrgem, sellepärast, et hommikul organism paneb ennast valmis päevaks ja õhtuks ta muutubki 2 korda väiksemaks, aga minul see tõenäoliselt muutus väga kiiresti ja ma tundsin seda muutust ka, et mul oli hea rahulik olla. Ei olnud paha olla, oli hea rahulik olla. Nüüd, kui neid tulemusi võrrelda, siis lauasuhkruga, siis tuleks sealt veel 1/3 maha võtta. Sest et lauasuhkru nii-öelda glükokeemiline indeks, no vähemalt mitte ei saa kõikidest parameetritest seda 1/3 maha võtta, aga näiteks suhkruga võrreldes võiks sellest esimesest tulemusest 1/3 maha võtta, sest et need võrdlused on puhta glükoosiga tehtud, eks. Pärast seda labori katset ma avastasin, et kui sellel steviol on või sellel dextroosil on siis selline mõju, et ta muudab insuliini tundlikumaks, et proovime siis iga päev seda teha samasuguse katse. Ja ma tegin 4-5 korda nii-öelda järjest sellist katset ja siis läksin uuesti laborisse vaatama, et mida see organism selle peale ütleb, et kas tekkis suurem tundlikkus. Ja nüüd sellel slaidil, mis siin näha on mõningad tulemused välja toodud. Ehk näiteks insuliin on tõepoolest nüüd selles katses madalam, aga ma oleks lootud, et ta on veel madalam. Mul ei olnud siin, tähendab selles paremal poolses lahtist on 5,9 insuliin ja vasakuspoolsest on 8,3. Ja teine, mis siin on langenud, on LDL kolesterool, mida siis meie praeguses meditsiinis peetakse südame-veresoonkonna haiguste põhjustajaks. Kuigi tegelikult ta seda ei ole, vastupidi. LDL on vajalik immuunsüsteemile. Ja me teame seda, et veresoonkonnad lupjuvad, eks ole, et palju sul seal lupja on ja südame koronaararterite kaltsiumi skooring ju lupja mõõdabki põhimõtteliselt. Aga millega pärast keegi ei uuri, et palju sul veres lupja on või miks see lubi seal on, et süüdistatakse LDL-i. Ja tõepoolest, kui on soov enda LDL-i langetada, siis võib ka seda niimoodi teha. Siin on mul teine slaid, mis on circa 1,5 kuuse vahega tehtud. Vasakul pool on siis, kui mul on see nii-öelda meie uus modernne koroonahaigus ja parempoolne on siis 1,5 kuud pärast seda, kui mul oli see nii-öelda väidetav koroona, ma uurisin ka päris põhjalikult, et mida mu organism sel hetkel teeb, mis toimub. Ja selles vasakuspoolses tulbas on minu tulemused pärast 40 tunnist paastumist. Ma otsustasin, et ma ei võta mitte midagi, ma lihtsalt paastun nii kaua kuni saan ja vaatan, mis toimub. Et küll see viirus, tead, organism sööb ta ära, kui tal midagi võtta pole. Kui seal on mingi viirus, eks ole. Aga selle tulemusel ma avastasin, et mu insuliin on 14,1. Põhimõtteliselt ma olen nagu 2 päeva söömata ja insuliin on 14,1. Veresuhkur seal on suhteliselt kõrge ja nendest võib ainult järeldada, et tugev insuliiniresistentsus ehk minu eeldiabeet oli selle haiguse hetkel veel tugevam, kui ta muidu oleks olnud. Ja paar päeva varem olin ka mõõtnud oma seda C-reaktiivset valku, mis oli tõesti 21 ja tähendab, et oli nagu akuutne põletik ka sel hetkel organismis. Tõenäoliselt arstide jaoks LDL kolesterool seal 3 juures oleks kuhu nad sooviks jõuda. Mina sooviks pigem rohkem, et 9 või 18 või ükskõik kui suur number. Nii. Ja mis on sinu siis nüüd selle analüüside ja kõigi selle katsetamise kokkuvõtteks, et on sa varem ju sellest steeviast ei teadnud mitte midagi? Või sa teadsid sellest? Ei, tähendab steeviast ma tean küll üleüldiselt. Nii, aga sa ei olnud nagu teda tarbinud igapäevaelus? Ei, ma olen teda mõnikord tarbinud, ma olen teinud igasuguseid magustoiti asju ja otseselt mitte golden steviat. Golden steviat ma tahtsin uurida, et kuna selle kohta on meedias väga valusad asju kirjutatud, et ma tahtsin uurida, kas need vastavad tõele, sest kui vastavad, siis see on minu isiklik probleem, et kui selline toode on, et siis ma tahaksin seda pigem vältida. Vastab siis sinu katsetuse tagajärjel, vastab see siis tõele, mis meedias räägitakse või? Mina ütleks lihtsalt niimoodi, et ega ohutut magusat tõenäoliselt ei ole olemas. Tõenäoliselt ei ole olemas, aga kui ma peaksin endale magusat tegema, siis ma valiks igal juhul dextroosi.
ja kui ma teen seda dekstroosi veel magusamaks Steviaga, siis ma ei näe sellest probleemi. Ma ei saa seda kuidagi ohtlikuks pidada. Samamoodi võime enda veres olevat glükoosi ohtlikuks pidada. Ja üks asi, mis suhkrute juures on üks eksiarvamus, et rafineeritud suhkur pidi paha olema. Tegelikult kõik suhkrud, mis meil tulevad läbi taimede, tulevad ka koos antitoitainetega, antivitamiinid, antitoitained, mis kulutavad kõiki neid vitamiine. Ja paljud meie toitained on seotud nende antitoitainetega, nagu näiteks futüülhapped ja oksalaathapped ja muud, mis on organismile ohtlikud. Ja siis selle üle käivad ka maailmas pikad vaidlused, et mis asi on ohutum, kas see puhas suhkur või siis ütleme rafineeritud suhkur või siis mõni toit, mille kaudu näiteks seda banaani ära näiteks, kumb on ohutum. Aga minu meelest ka lauasuhkur ei ole nagu rafineeritud. Selles mõttes, et jah, seal on 50% fruktoosi, seal on 50% glükoosi, aga see antitoitaine on see fruktoos. Ja fruktoos on selline keemia, mida organism ei saa omastada, mitte ükski organ seda ei omasta. See on vaja ennem ümber toodelda maksas. See tähendab, et mida rohkem seda võtad, seda rohkem makskoormus saab. Ta peab tegelema ka paljude muude asjadega, aga nüüd ta lihtsalt peab seda fruktoosi lagundama, mis on sama ohtlik nagu alkohol põhimõtteliselt. On ka olemas selline haigus kohe ametlikult nagu mitte alkoholist põhjustatud rasvunud maks. Ja minul see on olemas. See on ultraheliga ka tuvastatav. Alkoholi ja ravimeid ma ei kasuta. Mis järele jääb? Siis peab olema mingisugune toit, mis seda põhjustab ja fruktoos on kindlasti üks, mis sellega suurepäraselt hakkama saab. Fruktoosil on looduslik eesmärk, tähendab fruktoosi tuleb üldjuhul koos puuviljadega. Puuviljad on meie kliimas ette nähtud hooajaliselt. Selleks, et tuleb sügis, eks ole, kõik puuviljad on magusad, sööme nad ära, lähme rasva ja siis tuleb talv. Talvel meil ei ole neid võtta kuskilt. Tänapäeval on meil muidugi globalism, eks ole, kõik tuuakse konteineritega kuskilt Aafrikast, tõu arendatud, ütleme need siis suhkrukotikesed. Aga looduslikult meil siin ei ole ajalooliselt seda võtta olnud. Ja loodus nii töötabki, et fruktoos ajab ju maksa, tähendab rasva ka karudel, eks. Karud lähevad, söövad suure koguse mett ära või 10 000 viinamarja ööpäevas ära. Neil läheb maks rasva, suur maks, eks ole, ja pärast seda võtab organism, tekib insuliiniresistentsus, kõik, mis süüakse, muutab rasvaks ja seda rasva on vaja selleks, et talveõnes vastu pidada. Karu oskab paastuda, eks ole, magab terve talve. Aga meil inimestel on see probleem, et meie maks on palju väiksem, number 1, ja meil ei tule kunagi seda talve. Et see on nüüd see needus, nagu sa ütled, selle ühiskonna või selle modernse ühiskonna needus, et meil seda talve ei ole, et meil on nagu maapealne paradiis, kus me ei pea ennast piirama, aga selle tulemusele me saame, et okei, mul kõht küll tühi ei ole, aga tekivad muud asjad, eks ole, mis meil ei meeldi. Et ma dekstroosi kindlasti, kui selle stevia tähendab selle sees on see dekstroos ja tärklis, siis ma neid ohtlikuks aineteks kuidagi ei saa nimetada, sest need lagunevad kiiresti suhkruks, nagu me ka testidest näeme. Nad lagunevad kiiresti suhkruks. Kui suhkrut on vaja võtta, siis kindlasti sellisel kujul, sest seda võiks nimetada ka rafineeritud suhkruks, et see on nagu veresuhkur, siis ütleme glükoosi molekul otse, et seal ei ole vaja maksal tööd teha, vaid kogu organism saab sellega hakkama. Saab seda kasutada nii-öelda. Väga arusaadav tulemus ja lähme siit edasi, kuna diabeedik on tõsine probleem maailmas, inimeste tervise probleem, siis toome nüüd võrdluseks siia täna maailmas toimuvast pandeemiast, mida kutsutakse siis koroona või COVID haiguseks. Mina isiklikult ei tunnista ühtegi haigust, sest et kui inimene elaks loodusega kooskõlas, siis põhimõtteliselt on olemas tehnoloogiad ja ilma operatsioonideta on võimalus organeid tervendada. Ja sa oled ise ka, nagu ma aru sain, mis nimetatud selles pandeemias ka oma kehaprotsessi puhastuse läbi elanud nagu, et mõni nimetab seda siis COVID haiguseks, koroona haiguseks. Mina kutsun seda siis, et lihtsalt keha tegeleb oma regulaarse iseenesega puhastusprotsessiga. Kui sa nüüd võrdled nüüd siis seda diabeeti ja siis seda pandeemiat, et kas on siin midagi võrreldult, et
on siin mingid võrdluspunkte tuua või siis need on täiesti erinevad teemad ja kui diabeet on tõsine terviseprobleem, mille saab ära hoida või kontrolli alla panna toitumise, keskkonnaga, mõtete ja nii edasi, mis selle pandeemia siis, kuidas seda ära hoida või? No need väidetavad pandeemiad tulevad ja lähevad nagu seagripp ja muud, eks ole, need tulid ja läksid. Aga diabeet püsib ja pigem tuleb, et seda tuleb kogu aeg juurde. Ja kuna ta on kõikide krooniliste haiguste taustal, Josep Bergraft ju tegi neid dünaamilisi katseid, eks. Lisaks sellele, kui inimesed lõpuks olid ära surnud, siis tehti ka lahkamised. Ja kõigil, kellel on kõrge insuliin, on ka südame-veresoonkonnad lupjunud. Et need asjad on omavahel seoses ja nüüd, kui meil on haiglad täis inimesi, siis tõenäoliselt haiglas olevad inimesed, neil on ka D-vitamiini vähe. Et kui sa vaatad neid tulemusi seal tahvli peal, siis minul on see 230 juures ja 180 juures ja optimaalne võiks olla seal 125 kuni 150 peal. Aga meie ametlikus normidesse on 75 ja mõnikord 50 ja ma tean palju inimesi, kes on krooniliselt haiged ja nendel on see tulemus ka alla 50, võib-olla 30. Et tõenäoliselt need inimesed, kes seal ventilaatorite otsas on, et nendel tuleks ka ära kontrollida, et milline on su vitamiini tase. Ühe ja teise ja kolmanda, mida sa söönud oled, miks su tervis siis nii kehva on, et sa pead seal ventilaatori all olema. Ja tõepoolest, mis ma selle haiguse kohta, väidetava haiguse kohta oskan öelda, et tuli põletik, jah, sain positiivse tulemuse. Paar päeva olin pikali, no mis pikali, no mul oli 38 palavikku, eks ole. Ja siis läksin juba sauna ja tiiki ujuma ja teistele jagama seda haigust. Tõepoolest ma püüdsin seda kohe massiliselt jagada ja ütlesin ka kõigile, keda ma jagan ja no ei saanud kõigile jagatud, tõesti ei saanud. Aga ma pean möödma, et mõned said ka, kas nad said minu käest või kellegi muu käest, ma ei tea ju. Ma ei näe seda, eks ole. Ja ma olen ka ise püüdnud seda haigust siis nii-öelda teadlikult saada, et terve selle nii-öelda epideemia vältel ma olen ju, käsid eesvood pole minu käed näinud, maskid ma võin ainult viisakusest sinu vastu ette panna ja mitte ainult me ju korjan oma lastega neid maske tänavalt, sest et on paha vaadata, kuidas inimesed ei suuda ise organiseeruda, eks ole. Et ma korjan need maskid ja tõmban selle ühe kummi poole vähemalt ära, eks ole, panen nad ilusti prügikasti, kogu epideemia vältel seda teinud ja ei tunne selle suhtes mingisugust muret ja nüüd tõepoolest mul juhtus, näed, et sain positiivse tulemuse, et nüüd on siis see väidetav haigus. Ta oli omamoodi, aga ütleme niimoodi, et 1,5 kuud enne seda oli ka mingisugune haigus, mis tundus palju hullem ja ma juba lootsin siis, et oleks saanud, tähendab, positiivse tulemuse, no siis ei saanud. Millest see sõltub, see positiivne tulemus, seda me ei tea, eks ole, aga ütleme niimoodi, et jah, minu puhul see väidetav haigus, kui selline oleks ka haigus, siis lasta siis olla. Et ta oli siis võrrelda pigem siukse, kui inimesed siin teadsid gripi pandeemiat või gripi hooaeg oli kunagi. Et siis põhimõtteliselt on see tegelikult nagu tavaline, ütleme niisugust rahvakeeli, tavaline külmetushaigus. Tavaline külmetushaigus tõepoolest ja ütleme, tavalise külmetushaigusega ette võivad ka inimesed ära surra, kui neil on taustal terviseprobleemid. Absoluutselt. Tegelikult on ju väga palju on räägitud sellest, et sinu tervis on täpselt nii korras, kui korras on sinu seedesüsteem. Seedesüsteemi ehk seedeorganid kõik peavad olema töökorras. Ja kui seedimises on vale toitumise, keskkonna, õhu, vee tõttu on sul tekkinud sinna parasiidid, halvad bakterid, siis tegelikult need ongi kõige kurja alus. Ja põhimõtteliselt on niimoodi, et mina ei ole ka arst, aga ma olen 51-aastane, mul on ka lapsed ja lapselapsed ja mina olin haiglas väikse pisikese lapsena, rohkem pole haige olnud ja haiglas olnud. Mina tean seda, et tuleb teha korralikku paastu, mõistlikku dieeti ja teha keha puhastust ehk nagu korstnapühja tõmbab löörid enne kütteoega tühjaks, puhtaks, et saaks hästi tõmmata. Nii oleks vaja ka inimestel teha kord aastas seede puhastust, klistiiri. Ja tegelikult nii minu enda kui minu tuttavate ja perekonnaliikmete peal on väga hästi toiminud see. Kui te teed kord aastas parasiidi tõrje endal sees, on sul tervis kogu aeg korras ja toitud elusast toidust,
mõtled häid mõtteid, ümbritsed ennast heade inimestega, oled heas keskkonnas, sa oledki terve, tugev. On sul midagi lisada või vastu vaielda? Ma ei oska seisukohta võtta parasiitide osas, sest ma ei ole ise nende peale nii-öelda keskendunud ja kuidagi neid mõõtnud, aga kindlasti paastumine. See on sama, et sa ju, kui sul on külmkapp kodus, eks ole, selleks, et sinna midagi uut peale panna, tuleb aeg-ajalt see tühjaks teha. Muidu lähevad need asjad selle mädanema, hallitama, sa ei tea, mis sul seal on, sul ei ole mingit korda. Sama on organismis, et kui kogu aeg peale suruda, organism ei taha, insuliiniresistentsus ütleb, rakud ütlevad, ei, ma ei taha glükoosi praegu, ma ei taha seda, et ära anna lihtsalt. Siis me nagu vägistame organismi. Tegelikult see näljahädad, eks ole, need on meile olnud õnnistuseks. Looduslikult tekitatud ja ka sihilikult tekitatud. No näiteks on toodud näidet sellest, et teise maailmasõjal vähemalt Norrast ja kui ma ei eksi ka Itaaliast, eks ole, sakslased siis viisid ära liha ja loomad, eks ole, enda armeed või neid toita, eks ole, ja selle tulemusel siis nende kõik terviseparameetrid ja suremus langes. Inimestel ei olnud liha süüa. Ja sellest on muidugi tehtud ka minu meelest vale järeldus, et kui sa nüüd liha ei söö, siis sa oled tervem. Sellepärast vale, et ega siis sel ajal teise maailmasõjal ei toodud konteinerit ega banaane asemele. Võeti liha ära ja olidki söömata. Paastumine on tervislik, see on fakt. Sellest on ju ka saadud Nobeli preemia, eks ole, et autofaagia, kuidas organism ise taas kasutab ennast, oma vigased proteiinid, valgud, eks ole, mis ei tööta. Need muudetakse energiaks sel hetkel, kui inimene paastub ja ehitatakse uus töötav struktuur sellest. Aga paastumine tähendab seda, et see insuliini tase nivoo tuleb viia madalale, paastumine seda teeb, sest et põhimõtteliselt sul on 0 süsivesikut sel hetkel. Ja mis ma nüüd paastumise kohta ütlen, et hetkel ma olen nüüd 24 tundi söömata olnud ja enne kui ma siia saatesse tuli, ma võtsin jälle 12 grammi seda steviat. Mul oli, eelnöö oli pool magamata, palju tööd ja stressi ja veresuhkur oli veel õhtuks, ma ei tea, 18 tundi peale siis paastu algust, ikka veel 6,1, see on kõrge. Ma ütlesin, et see võiks olla alla 5, tead, kogu aeg. Või võiks 3 olla, mul on ka sellisteid olnud. Ja siis, aga kui on stress, siis veresuhkur ongi kõrge, sest et see kortisol hormoon lagundab siis valke. Põhimõtteliselt, kui on liigne stress, siis tekib ka siia kõhu peale seda rasva, ütleme niimoodi, see takistab nagu korraliku tervise saavutamist siis. Ja mis seda stressi põhjustavad, selleks võivad olla meil massimeedia, mida me usume, paanika, meie oma lapsed võivad öösel üles ärgata, nutta ja karjuda, segada meie und, 100 asja, eks ole, see kuulub elu juurde, aga kindlasti on stress üks selline tegur, mille peale mõelda. Ja siis ma võtsin selle stevia täna ära ja ma tundsin kohe, hakkasin tundma sellist vaikselt tasapisi. Esimese tunni jooksul läheb veresuhkur kõrgeks, hakkab langema ja praegu ta on tõenäoliselt alla seal 5 või 5 juures. Et tunnen sellist rahu, tunnen sellist näljatunnet üldse ei ole. Siuke tunne, et nüüd lähengi magama ja siuke mõnus tunne. Et kui sa näiteks kohvipäev oli on, nagu mina olen ettevõtjana ja tead sellisena, eks, joon kohvi ja siis ei saa enam und, kui õhtul kortisol kõrge on. Mismoodi, sa oled küll pimedas, sa loed lambaid, aga ei tule uni. Ja see on üks huvitav asi, et 12 grammi seda, eks ole, see mõjub nagu unerohu, tõmbab selle stressihormooni maha. Ja tõepoolest, kui on veel inimesi, kes oleks sellest huvitatud, ma oleks huvitatud küll selliseid katseid rohkem tegema, et mitte ainult enda peal, vaid vaadata, kuidas ka teistele inimestele mõjub, sest et seda võib nimetada N võrdub 1 anekdoodiks, et meil on üks katsejänes, me teeme selle katse ära, vaatame, mis tulemused on. Et nagu rohkem teavet saada, peaks kontrollima veel põhjalikumalt, aga tõepoolest see stressi nagu hormooni langetab ja kuna insuliin ka langeb, siis organism pääseb rasvadele nii-öelda ligi, rasvhapetele. Et praegu me rääkisime nüüd diabeedist ja tervisest kui sellisest üldse, aga sa oled ise insener ja sa teed järelevalvet ehitusobjektidel ja muudel objektidel. Kui terve on meil üldse siis nimetatud insener-tehniline pool ja ehituspool üldse, et kas see on ka haige praegu? Ma arvan, et see on inimlik. Haigus vist on inimlik, me kõik oleme haiged, eks ole, kes vähem, kes rohkem. Aga
aga ma ütlen oma taustaks seda, et ma põhiliselt tegelen tugevusarvutustega ja tõepoolest ekspertiiside ja selliste asjade kontrollimisega. Ja minu klientuur on ka suur osa neid nii-öelda konstruktoreid ja projekteerimise ettevõtteid, kellega me tegeleme koos softiga näiteks. Tähendab softi arendamise, müügi ja koolituste ja selliste küsimustega, mida nagu kasutatakse projekteerimisel. Ja seetõttu on mul nagu olnud võimalik näha totaalseid absurdsusi terve oma, ütleme siis vähemalt viimase 10 aasta jooksul või ütleme võib-olla ka kogu karjääri jooksul, milledest ma mõnest võiksin ka täna kirjeldada, ja tuua välja selle, et kas meie eksperdid oleme korrumpeerunud, oleme ebakompetentsed või on see kõik inimlik, kui me teeme teinekord asju, millel ei ole mitte mingisugust sisu ja me teeme seda massiliselt. Et üks näide on siin tehnika maailmast on näiteks betoonpostide dimensioneerimine. No me oleme ka betoonkarkassiga majas, eks ole, betoonpostide dimensioneerimine euronormi alusel siis nii-öelda. Ja tänases euronormis on vähemalt 2 sellist meetodit, mis on ka seal slaidi peal välja toodud, mis on lihtsamad kasutada ja neid kasutatakse rohkem. Ja tõenäoliselt seda esimest nominaalse kumeruse meetodit kasutatakse kõige rohkem, see on kõige üldlevinum. Ja mul on sellega selline kogemus, et tehes oma tööd noore insenerina, projekteerisin ma näiteks ühte suurt lennujaama terminali ja arvutan mina arvutiga tulemusi, et post, nõrgem betoon, armatuur sees, just natuke nagu töötab, piiri peal. Mõtleme, et teeme siis natuke parema lahenduse, et paneme kangemat materjali, eks ole, tugevam betooni. Ja mida ütleb mulle programm? Et see asi ei tööta. Kukub läbi, kukub kokku. Igal inimesel, kellel on nagu maamehe mõistust või sellist loogikat saab aru, et kui sa paned tugevamad materjali, siis peab ka tulemus parem olema. Aga ütleme nii, et praktilises projekteerimise töös ei ole aega minna kuskile teadusesse, nii-öelda, hakata selgitama, miks mingid asjad ei tööta või miks nad annavad absurdseid tulemusi. Ja nüüd selle slaidi peal on 2 või 3 kõverat seal. Seal on betoonposti nii-öelda, see on siis nagu tõepoolest nendele inimestele, kes selles ehituse teemas sees on, et betoonposti momendi ja normaaljõu kandevõime kõver on see roheline skemaatiliselt. Ja siis on selle sisse joonistatud nimelise nominaalse kumeruse meetod ehk see punane kõver ja teine on siis see sinine kõver, mis on siis nominaalse jäikuse meetod. Ja seda sama punast meetodit ma siis noore insenerina kasutasin, aga ma tõepoolest ei teadnud sel hetkel töö sees, et miks need tulemused nii jaburad on. Aga ühe siis diplomitöö käigus, mille juhendaja või selline kaasautor ma ka ise seal kõrval olin, üks noor insener siis nii-öelda printis selle kogu kõvera välja, mitte ainult selle ühe koha, vaid kogu kõvera selle sama punase, mis seal näha on. Ja seda nimetatakse teise astme ebakesksuseks ehk eksentrilisuseks. Ja kui me nüüd võrdleme seda teise meetodiga, mis on sinine, siis need kõverad on põhimõtteliselt täiesti erinevad, et üks läheb nagu üles ja teine läheb vasakule, eks ole, või paremale siis, kumba pidi vaadata. Totaalselt erinevad meetodid. Niipea, kui ma olin need andmed kõik kontrollinud, ma kontrollisin kõik arvutused üle, et kuskil mingit viga ei ole tehtud. Siis ma tulin järeldusele, et ei, viga ei ole tehtud. Nii ongi, see töötabki see meetod sedamoodi. Ja see asi läks edasi siis nii-öelda professorile, kes pidi otsustama, et mis tehakse, et vaatas ka professor selle asja üle. Ei leidnud ühtegi viga. Mitte ühtegi viga pole, kõik on õieti tehtud. Aga juhend oli insenerile mis? Me ei saa seda näitama. Tähendab sellepärast, et need 2 kõverat on ühes punktis täpselt samad. Nad ühes kohas juhuslikult saavad kokku. Ja nüüd väidetavalt siis on see Rootsis meil nii-öelda kirjandust välja antud, kus on täpselt see näide toodud, kus need 2 meetodit annavad täpselt sama tulemuse. Ja kui sa ainult seda ühte punkti vaatad, siis tundubki, et polegi vahet, kumbat sa kasutad. Et see on sama, et me vaatame pilve, me näeme ainult ühte pisarat seal, aga tervikut me ei näe, eks ole. Ja nüüd, kui see tervik välja printida, siis peaks olema selge, et need asjad, nendel ei ole mingit seost, et need on absurdsed lihtsalt.
ja see punase kõveraga meetod lihtsalt see on kunagi kellegi poolt välja mõeldud, kuna arvutit polnud, teeme midagi käsitsi, eks ole, midagi, parem kui mitte midagi. Keegi seda ei kontrollinud, et kas see tegelikult õige on. Ja tänaseks päevaks on sellest tekkinud siis poliitika, see on norm, see on seadus. Kõik võivad seda kasutada, kõik peavad seda kasutama ja paljud inimesed tõmbavad nendele ka juuksed peast ära, kui nad näiteks seal mõnikord ei saa armatuuri mahtuma postidesse, nad raiskavad raha, eks ole, või teinekord see teoreetiliselt võib ka ohtlik olla, olenevalt siis situatsioonist. Ja professor ütles, et tõepoolest, et ma ei leia su arvutustes ühtegi viga, aga vaata sinna oma diplomitöösse ära seda kirja pane. Me ei saa seda välja öelda, et niimoodi on. Miks? Sest me läheme status quo'le vastu. Ja siin ma küsin, et ei ole ju taga mingisugust raha või mingisugust suurt jõudu, mis peaks takistama elementaarsel mõtlemise arengul toimida. Hirm või, et äkki kui ma ütlen välja, äkki kui ma midagi eksin, siis ma kaotan oma sooja töökoha või midagi. On nii, eks? No, põhimõtteliselt jah. Et ma ei tea, mis see on, aga kui nii väikeste asjadega me ei suuda välja öelda, mis see tõde on, mis siis suurematest asjadest rääkida, kus tõepoolest võib olla raha ja korruptsiooni ka taustal. Nii võib ju täitsa pilvelõhku ja ohtlik elada, me ei tea ju, mis koormused seal on ja kas nad on õigesti paika pandud. Jah, põhimõtteliselt küll. Õnneks on ka nendes normides igasugust varu, et selleks, et seda varu ammendada, peab päris palju vigu suutma ühe korraga teha üldjuhul. Ja teine näide on siis Solarise kinoteatri Riplae varing, mis oli aastal 2018. Selle slaidi peal on ka pildid, seal olid sellised riputid, nii-öelda. Need riputid olid algselt tõenäoliselt Saksamaal toodetud ja hea kvaliteediga koos selle profiiliga, aga hiljem on keegi innovaator ära vahetanud selle profiili ja näiliselt on kõik sama, tegelikult on toode absoluutselt muutunud. Ütleme, mõned millimeetrid on asjades muudetud, tulemus on hoopis midagi muud. Ja selle uurimuse käigus ma tegin ise ka analüütilisi simulatsioone, et mismoodi selline detail pärast, siis kui seal on, ütleme, küünte peal on koormus, on ju need profiilid, on ju, need küüned nõtkuvad, nagu seal ka pildi peal või selle graafiku peal hetkel näha on, et mismoodi see detail siis töötab pärast seda kriitilise situatsiooni jõudmist. Ja selle vasaku slaidi peal on näha, et see jõu vastupanu detailil siis langeb, eks ole, aga samas koormus võib olla konstantne peal. Ühesõnaga, käsi muutub pehmeks või tugi muutub pehmeks, jookseb eest ära ja selle tõttu seda probleemi enam, kus nagu jõudeformatsiooni graafik muutub negatiivseks, tuletis muutub negatiivseks, eks ole, kalle on alla mäge, eks ole, ei ole võimalik lahendada staatilise probleemi. Toon analoogia, et kui sa sõidad mäe otsa, sa kogu aeg paned energiat sinna sisse, aga kui sa nüüd jõuad mäe tippu, siis enam pole vaja energiat panna, sa võid hakata juba seal null energiaga liikuma, kus juba hoog sees on, ja kui sa juba üle lähed, siis hakkab sul hoog kasvama. Ja sama on põhimõtteliselt selle detailiga pärast seda esimest murdumist. Küsimus on ainult, mismoodi need detailid on kokku pandud, milliste kruvidega, milliste valemitega ja nii edasi. Ja seal paremal pool on siis selle detaili energia ja kiirus pärast raugemist, et kas siis see, kuna saale näha, et see jõud ka mingil hetkel kasvab uuesti, ütleme, sa sõidad mäest alla ja sõidad teise mäe otsa, kas see teine mägi on piisavalt suur, et sind kinni peatada, või on ta nii väike, et sa sõidad sellest ka üle ja oledki lõplikult kuskil kuristikus. Ja mina tõesti tegin sellest siis analüütilisi arvutusi, aga ühe teise osapoolena oli selles ka üks tehniline instituut, mille nimi ja selle uuringu tegijad ei ole asja juures olulised. Aga seal põhimõtteliselt katsetati neid detaile. Tulemused on nüüd selle graafiku peal ka näha ja peale seda esimest kriitilist punkti see põhimõtteliselt see detail käitub samamoodi. Ehk ma olen siis nüüd siia toonud ka selle graafikul välja, selle ülemisel graafikul punane joon vastab enam-vähem seda sama joont, mis on siis alumisel graafikul arvutatud. Et siiamaani on ju kõik väga hea. Arvutuslikud tulemused, mida on täiesti sõltumatult tehtud laboratoorsetest tulemustest, annavad enam-vähem sama asja mõista. Aga selle teise alternatiivse ekspertiisi käigus ilmselt ei oldud hästi mõistetud neid tulemusi, mida testidest on saadud. Sellepärast, et kui meil on nüüd üks mägi, tuleb allamägi,
ja siis tuleb uus mägi. Me peame need kõik mudelid, kõik mäed arvesse võtma. Me ei saa oletada, et see mägi kogu aeg üles mäge läheb, eks ole. Et see mägi kogu aeg kasvab, ta on nagu kõrgem, kui ta tegelikult on. Ja just nii selles analüüsis tehtud ongi, et vasakupoolsel graafikul on musta joonega näidatud siis see nii-öelda analüütiline keskmine, mida siis on kasutatud kõikides tuhandetes järgnevates simulatsioonides. Aga minu probleem sellise graafikuga on see, et nagu öeldakse arvutile, et kui sa paned prügi sisse, tuleb prügi välja. Et ükskõik mitu tuhat simulatsiooni, Monte Carlo simulatsiooni sa teed, nendel tulemustel ei ole kahjuks sisu, kui sa eksid ühe sellise võib-olla nüansiga, aga mis ei ole tegelikult nüanss. Ja selles vasakuspoolses slaidis on näidatud siis, kuhu see tume graafik läheb, seal on punase joonega näidatud see nii-öelda ülesminev ots ja rohelise joonega see, mis ta tegelikult olema peaks või võiks olla. Ühesõnaga, me võime simuleerida seda ripplage 1000 korda. Küsimus on, et kui me teeme tõesti nendes algsetes oletustes vea, me ei arvesta selle dünaamikaga, see tulemus... See on tagajärjed. Tagajärg oli see, et see ripplagi kukkus alla. Ja. Aga nüüd seda on uuritud, et miks ta siis alla kukkus. Ja loomulikult meedias otsitakse lihtsaid süüdlasi, et küll ehitaja või keegi, kes ei seal valvanud ja nii edasi, aga tegelikult need asjad ei ole alati nii lihtsad. Aga minu küsimus on see, et kas selline graafik, mis monotoonselt kasvab, kas see on ebakompetentsus, võib-olla me ei tea paremini, võib-olla me ei saa aru, mis me teeme. Ja siin on ka see koht, kus minu meelest ei saa vastandada omavahel eksperimentaalset ehk siis laboritööd ja teoreetilist tööd. Need asjad peavad käima tihedast käsikäes, peab kogu aeg mõtlema, mida ütleb teooria, mida ütleb praktika, kas need asjad klapivad või ei klapi, nad peavad käima käsikäes nagu sukk ja saabas. Siin on raske nagu hinnata, et kas on tegemist olnud eksitusega, aga üks eksitus võib viia teiseni, et selle uuringu käigus, kuna staatilise arvutusega ei olnud võimalik nagu selgitada välja, miks see ripplagi alla varises, sest sealt ei tulnud sellist tulemust, siis leiti, et tuleb tuua keerulised sõnad mängu, et näiteks parameetriline resonants. Ehk sul on seal ekraani taga suured kõlarid ja need väidetavalt siis teevad sellist heli, et sul kogu ripplagi nii-öelda... Hakkas vibreerima tuli alla, aga ainukene probleem selle juures on, tähendab 2 probleemi on selle juures see, et esiteks, kui see ripplagi alla tuli, olid kõik kinost välja läinud, kõik kõlarid olid vait. Teine probleem on selle juures see, et kõlarid on ekraani juures. Aga varing hakkas peale teise poolt saali. Minu meelest on oluline detail ja ta lõppes ekraani juures, ta ei saanud sealt alada, kuigi kõik ehitusvead olid ka tehtud seal, kus on nagu ekraan. Seal olid suuremad vead, aga sinna avarii lõppes, ripplagi hakkas tulema nii-öelda varisema teisest saali otsast. Ja see on see koht, kus mul tekib küll küsimus, et kas siin on nagu korruptsioonist küsimus, et kui sina tellid, et siis ma teen sulle sinu meelepärase tulemuse ja räägin terminitest, millel tavalisel inimesel ei ole võimalik kaasa rääkida. Või on tõesti, et ma ei leidnud ühest kohast tulemust, et siis ma annan alla ja räägin keeruliste sõnadega. Jah, üks asi see Solarise ripplagi, aga sa oled tegelikult ka omal käel uurinud Estonia laeva põhjust, miks ta põhja läks, ja sa oled ka korra selle teemal varem meedias juba sõna võtnud. Sa oled seda asja edasi uurinud, kas on midagi muutunud sinu arvamuses ja raportis, et oled sa leidnud muid põhjuseid, miks Estonia ikkagi põhja läks? Tähendab, tõepoolest, ma olen seda asja uurinud nii palju, kui on see võimalik olnud, aga ja minu seisukohad mõned on kindlasti muutunud. Nad on muutunud täpsemaks. Enne seda, kui ma Objektiivis 1. juulil 2021 sellest rääkisin, mul oli kasutada ainult see pea nii-öelda raport või põhiraport, milles on natuke üle 200 lehe. Selle raporti juurde kuulusid ka teaduslikud liited või mida seal ei olnud. Neid ei olnud lihtsalt kättesaadav, aga ma viitan siin ka Tauri Roosipuu magistritööle ja Tauri Roosipuu aitas mul leida need õiged kohad, kus need päris liited siis kätte saab. Mida on, ütlen ausalt, oluliselt huvitavam lugeda. Et seal on tegelikult see teadus oma vahetus eheduses kõik kirjas.
Ja lõppraporti kohta ma võiks öelda, et see on poliitiline dokument, see oleks nagu teadusnõukogu oleks teadusest üle käinud. Et see on liiga ümmargune. Aga kui vaadata, miks ta on selline ümmargune, siis lihtsalt tuleb mingisugune kompromiss leida keerulises olukorras. Siin on mõningad liited, mille ma välja tooksin, et lõppraportis on ka need esile, et seal on need kunagised arvutusmeetodid Saksa tehases. Ja tõepoolest, kui ma selliseid arvutusi sellise tasemega näen, siis ma võin öelda tõepoolest, et tegemist on jõelaevaga. Isegi jõe jaoks võib-olla liiga palju, sellepärast, et sarnase käekirjaga arvutused, need on üldjuhul viinud mingisuguse probleemini. Selgelt arvutaja ei ole aru saanud, mida ta teeb, kuidas ta teeb ja miks ta teeb. Ja lõppraportis on ka välja toodud, et seal on see faktor 5, tõepoolest see faktor 5 seal on ja seal on 2 viit koguni. Üks nendest faktoritest peaks olema, kui nüüd konservatiivselt minna 1 nagu lõppraportis ja teine peaks 5 asemel olema 3. Ja selle tulemusela see ankru jõud ei ole mitte 100 tonni, vaid 200, näiteks 20 tonni. Ehk ta peaks olema üle 2 korra tugevam. See sama arvutus, ta peaks andma sellise tulemuse. Ehk seal peaks olema topeltlukud. Et see on minu meelest küll selge möödapanek selle hetke normidest. Selle hetke normidest on mööda pandud. Siis mulle pakkus väga huvi ka Rootsis tehtud mudelkatsetused, sest et lõppraportis nendest oli ainult mainitud, et sellised on, aga seal oli ka reaalsed fotod ja asjad, mismoodi see mudelkatsetus oli üles ehitatud. Ja siin on nüüd selle mudelkatsetuse väikene graafik, kus on näha, et nad on mõõtnud kõik jõudu nii vertikaalsuunas, horisontaalsuunas kui ka seda avavat momenti ja muid asju. See on kõik iseenesest väga hea, aga mul on sellega ainult üks või mõningad probleemid. Probleem on selles, et see visiir, mis seal on circa, kui ma ei eksi 2 kilo juures või natuke, kas vähem või peale, siis see visiir ei ole kinnitatud ääretult jäigalt selle raami külge, vaid tal on tõenäoliselt mingisugune võnkesagedus. Ja see võnkesagedus oleks tulnud ära testida seal laboris ennem, et jah, me kinnitasime sellise sagedusega konsooli sinna laeva otsa põhimõtteliselt. Ja minu hinnangul see võib olla 30 hertsi, võib-olla on kõrgem, võib-olla madalam, aga ta võib sinna kanti jääda. Nüüd milleks selline võnkesagedus oluline on, tegemist on nagu mehaanilise võimendiga, kuna lainejõud on impulsiivsed või hetkest kiiresti mõjud dünaamilised jõud, siis see on sama nagu kiigel, et kui sa nagu lööd teda, siis see kiigel liigub kaugemale, kui seda staatiliselt sama jõuga tõstaksid. Ehk sisuliselt selle jõu iseloomus sõltub, mis sellega tegelikult toimub. Ühesõnaga on põhjust arvata, et need jõud võivad olla ülehinnatud, mida on mudelkatsetes saadud. Siin on ka pilt siis sellest mudelkatsest, kus nad sellega nii-öelda lainesse sõidavad. Ja üks järeldus, mis oli mudelkatsetes ja arvutustes nii-öelda vastuoluline, tähendab arvutustest saadi tulemused nii-öelda regulaarsed lained, ehk selle, mida mina ka kasutasin oma algses nii-öelda analüüsis, et need põhjustavad ka lahti minevat momenti, aga mudelkatsetes oli, et regulaarse lainetuse puhul ei ole laeval mitte midagi häda. Ja ma saaksin sellega tõenäoliselt ainult nõustuda. Et selleks peab olema mitme laine kombinatsioon, mis tekitab sellise kriitilise olukorra. Ei piisa, et on üks laine, vaid see peab olema terav laine õiges nurgas õige hetkega. Selles suhtes need on usaldusväärsed järeldused. Siis mudelkatsetest kõiki need asju, mis seal on katsetatud, ei ole raporteeritud, need ei ole kõik avalikud. Need on ainult mõned graafikud, mida ma nüüd sealt liidetest olen kätte saanud ja nendest ma leian väga huvitavaid asju. Väiksed detailid, mis võib-olla tunduvad, et nii väiksed, et kuidas sul üldse silma vahel siuke asi jääb. Aga siin on näiteks võrreldud siis VTT simulatsioone paremal ja Rootsi SSPA mudelkatseid. Ja ma olen teinud seal ühe joone punaseks. See on punane sellele põhjusel, et sel hetkel mõjub negatiivne jõud. Tähendab, et see on võrreldud vertikaaljõudu ja pärast siis vahetult suurt lööki, mis visiiri ülespoole lööb, talle mõjub teistpidi jõud, mis tõmbab teda alla. Ja selline jõud, kus juures tuleb arvutusmudelitest ka välja.
ka minu arvutustest tuleb välja, ma mõtlesin, et kuidas mida nendega peaks tegema, aga paistab, et VTT simulatsioonidest seda jõudu välja ei tulnud, et sellist olukorda ei ole tekkinud. Noh, võib-olla nad ei ole näidanud seda, aga nendes andmetest ei ole seda järeldatav. Ja selleks saab olla ainult üks põhjus, et see on arvutustest lihtsalt ära nullitud, et seda polegi nagu olemas. Ja see on oluline, sest kui me nüüd mõtleme koormuse iseloomu, ta muutub äkiliselt positiivseks ja pärast seda negatiivseks kiiresti. See toimub väga lühikese aja jooksul. Ja see tuleb nagu arvesse võtta siis visiiri rebenemise nii-öelda analüüsi tehes. Soomes tehtud siis VTT arvutustes on ainult vertikaalseid jõude arvestatud. Seal ei olegi püütud arvestada neid teisi jõudus, mis seal mõjub, et sisuliselt ei saa nendest ka rohkem midagi järeldada. Aga see on ka võib-olla arusaadav, et sel hetkel ei olnudki paremaid vahendeid või mingil muul põhjusel lihtsalt ei olnud võimalik neid arvutada. Ma tooksin siia selle ühe raamatu, mis on antud välja 1995 ehk sisuliselt aasta peale Estonia põhjaminemist. See on hüdrodünaamilised löögijõud ja deformatsioonid laevakerjedes. Ja selles raamatus on selgelt öeldud, et varasemalt on käsitletud neid asju kvaasistaatilistena. See tähendab, et meil on tegemist dünaamilise probleemiga, aga me lihtsustame teda, et ta on mingi staatiline probleem, eks ole, mida me saame arvutada ilma, et me kogu dünaamikat vaja oleks. Ja selles raamatus on ka selgelt välja toodud, et nii ei saa teha. Me hindame ebaadekvaatselt neid. Selles Estonia raportis on siis mitmeid staatilisi arvutusi, kvaasistaatilisi arvutusi. Seal on erinevad eksperdid teinud oma arvutusi, kõik on püüdnud, on omavahel vastuolus natukene, aga sellel ei ole tähtis. Põhiline on see, et mitte keegi tegelikult ei tea sellest visiirist mitte midagi. Mitte keegi neist ei tea ka lainete rõhkudest ja sellest nii-öelda ruumilisest jaotusest ja ajalisest jaotusest mitte midagi. Ja siis nad arvutavad, kuidas need jõud võisid sinna visiirile mõjuda. Ütleme, et luues näiteks 10 tundmatuga võrrandisüsteemi, aga siis 5 tundmatut või muutujat sinna sisse tuleb lihtsalt nagu kaabust välja tõmmata, nagu žongleerida või arvata, et teeme niimoodi, siis saame siuksed tulemused. Niimoodi võime me saada ükskõik mida, ja see ongi see põhiline probleem, miks me selle lõppraportiga ei ole saa rahul olla, et mis seal tehtud on. Aga ma saan iseenesest aru, et neil ei olnud mudelkatsetest rõhkude nii-öelda mõõtmisi ja nad ei teadnud, kuidas see ajas muutub. FEM või siis see geomeetriline mudel neil oleks võinud olemas olla. Aga aasta oli 94, tehnoloogia oli hoopis teine, sel ajal nii suuri arvutusi ei suudetud arvutitega teha. Mõistetav ja sellest õhtus pidi seda tegema lihtsustatult. Kuidagi tuleb ju seda maailma seletada. Lisaks sellele, et nüüd meil on visiir, eks ole, millel on oma dünaamika. Kui näiteks meil juba saame esimese luku purunemiseni ja see puruneb see lukk, siis pärast seda vabaneb omakorda energiat. See on nagu Solarise riplaja puhul, et kui detail puruneb esimest korda, et siis sealt vabaneb energiat, mis tuleb arvesse võtta. Ma olen siin teinud väikse võrdluse, et kui meil on lihtsalt hüdrostaatiline jõud, mis kogu visiiri peale mõjub ja me paneme staatiliselt selle peale, siis sinna Atlandi lukule mõjub 25 tonni, 250 kilonewtonit. Ja kui me selle sama jõu äkiliselt peale paneme ja maha võtame, mõjub seal 638 kilonewtonit ja 63 tonni, mis on 250 korda rohkem, või tähendab 250% rohkem, et 2,5, 2,6, 2,5 korda suurem jõud, eks. See tähendab seda, et selleks, et see visiir sealt lõpuni eest ära murda, ei ole ilmtingimata vaja nii suuri staatilisi jõudusid. Tuleb arvestada dünaamikaga. Ja ma siinkohal ütlen ära, et minu meelest need teadusliited on küll tehtud ekspertide poolt täiesti ausalt selle info põhjal, mis nendel on olemas olnud. Selle tööle mul ei ole nagu etteheiteid. Selles mõttes, et ma ei näe nendest liidetest, et seal oleks keegi sihilikult tahtnud kedagi valetada, varjata. Kõik andmed, kõik arvutused on kontrollitavad, järeltehtud ja nad on isegi omavahel vastuolus. Aga see ongi normaalne, et meil on erinevad eksperdid, nad tulevad erinevatele lahendustele ja need ei ole kõik täpselt samad. Ja siin on ka üks näide sellest, kuidas need eksperdid ei ole mitte omavahel kõik sama meelt olnud, et kuidas miks see siis eest ära tuli visiir. Seal üleval rivil on siis sinisega alla joonistatud,
et tõenäoliselt see visiir pidi tulema ära staatilise koormusega, nemad olid seda meelt, eks ole. Sinna kuulub ka siis meie professor Jaan Metsaver ja Soome professorid ja muud. Ja teine osa siis on seal allpool, kes arvavad, et ei, et kuule, et see laev on ju terve 14 aastat merel olnud, et tal on ju väsimuskoormus, et kas see on mõjutanud tugevust. Ja need on omavahel nii-öelda erineval seisukohal, me peame seda arvesse võtma või mitte. Aga minu meelest ja minu hinnangul on tegelikult tegemist kolmanda efektiga, mida ei ole üldse välja toodud. Selleks on metalli kalenemine. Kuna need detailid olid nii-öelda 2 ja üle 2 korra tõenäoliselt alla selle standardi, mis nad ette olid nähtud, siis need erinevad visiirilukud kogu selle oma elu jooksul kogesid sarnaseid jõude. Sellepärast ei olnudki see mingisugust erilist lainetust. Nad said kogu aeg samasugused löögid. Ja sellepärast, nagu siin fotol näha, mis on sealt lõppraportist välja toodud, ehk need augud, luku augud on ovaalsed. Tähendab, see teras on veninud. Ta on kalenenud. See tähendab seda, et ta on läinud tugevamaks. Teras üldjuhul, kui teda tõmmata, ta muutub tugevamaks lõpuks. Enne purunemist ta muutub tugevamaks. Aga tema deformatsioonivõime, see vastupanu võime järgmisele löögile väheneb. Ja ma võin siia tuua väga lihtsa analoogi, et kui ma panen oma saksa lambakoera ketti, ja ta hüppab selle keti otsas, et ta ei saa seda ketti ühe korraga puruks. See läheb pikka ajast. Mul on omal koer olnud samamoodi, et rapsis, kui üks hetk oli see metall oli juba, ta oli küll venind, ta oli kõvaks läinud, aga siis oli see vastupanu nõrgenes ja läks lihtsalt puruks. Just. Täpselt, et see on selline näide, mida me võime mõelda, kuidas koer selle keti puruks saab. Ta ei saa esimese päeval seda puruks, aga ta hüppab ja üks hetk on ta lahti ja samamoodi teevad lehmad ja kõik muud putukad. Ja samamoodi teeb ka meri, et ta lööb seda lainet ja mitte keegi ei kontrollinud neid aasasid seal nii-öelda. Ja ma ei ole kindel, et kas nende kontrolliminega oleks midagi parandanud. Tuleb aru saada, mis viga on. Miks need aasad on üldse deformeerunud kasutuse käigus. Ja nüüd oluline punkt. Need lõtkud tähendavad seda, et see visiir ei ole seal kinni. See tähendab, et ta liigub seal sentimeetri mingisuguse jagu, eks ole. Aga mida see tähendab? See tähendab, et kui sa kõigepealt lööd visiiri kinni ja siis ta tõmbad teda lahti, see muudab kogu dünaamikat. Ja selliseid lõtke tulebki arvestada. Tuleb arvestada, et need on kogu aeg lööke saanud ja mismoodi ta siis lõpuks puruks rebenes. Ehk metalli kalenemine on siin see efekt, mida me võime ka ise oma elus näha muud nii-öelda. Ja kui seal on ka väsimusel mingi efekt, siis tõenäoliselt mingisugune väiksem osa. Sellepärast, et see on tõenäoliselt ikkagi lühikeste tsüklitega, aga oma elu jooksul oli see laev neid laineid kogenud samasugused. Ta lihtsalt tuli toime nendega, absorbeeris energia ära, sest terase venitamiseks kulub energiat. Aga kui üks hetk on teras nii palju kalenenud, et tal rohkem pole absorbeerida, hakkab energiat vabanema, siis löövad need lukud kiiresti puruks. Ja selles lõppraportis on tuldud järeldusele, et tõenäoliselt pidi seal minema 2-5 lööki selleks, et see ära saada visiir. Mina arvan, et kui me teeme korralikud dünaamilised arvutused, siis meil ei ole tõenäoliselt vaja kui ühte kombinatsiooni selleks, et see kogu visiir ja ramp lahti saada. Sest nii pea, kui esimene lukk murdub, on kohe teine lukk murdub ja kohe tuleb ka ülemine visiir ja tähendab ülemine sarniir ja ta lööb seda vastu rampi. Jah, et kokkuvõtlikult ma arvan, et see lõppraport on lihtsalt ümmargune tekst, sellepärast ta mind ei rahuldagi, et sealt on raske midagi järeldada, erinevalt nendest teadusliketest liidetest, mis on minu meelest tehtud iga inimese poolt tõenäoliselt nii hästi, kui seda on sel hetkel osatud ja on võimalik olnud. No võtame selle teema kokku sedasi, et mis on sinu arvates mõistlik otsus selle Estoniaga, kas on mõtet seda uurimist ja raportit kogu aeg jätkata tegemist või leppida kokku, et laev siis ei olnud tehniliselt korrektselt üle vaadatud, ta polnud sellise tormi jaoks sõidukõlbulik ja teha mingi selline otsus ja lõpetada ära see teema. Mis sina arvad, mis see veel võiks teha või mitte teha? Tähendab, mina arvan, et igal juhul tuleb uurida põhjalikult. Mida põhjalikumalt, seda parem. Seda tööd, mida mina siin teen nii-öelda oma harrastusega, võiks teha ülikoolis nii-öelda diplomi või magistri või mingitel muudel töödel ja kas või mingisuguse, iga eksamile, et proovime analüüsimist asja, teeme grupis.
miks mitte, et ja selle uurimise tulemus on, et kes selle siis kinnitab, et vot nüüd see uurimine, mis nüüd tehti nüüd veel mingi 4-5 aastat, 10 aastat, et see on nüüd õige, et mis selle tulemus on? Tähendab, mina siin ütlen selle asja ära, et mina siin ei tulnud ütle, mis lõplik tõde on. Ma lihtsalt kommenteerin neid teaduslikku liiteid, mis on tehtud tõenäoliselt nende andmete põhjal, mis neil oli kätte saadav. Kui on näiteks andmed nii globaalsed ja hästi võltsitud, eks ole, et siis kõik eksperdid tulevad samale järeldusele ja mina kaasa arvatud, noh, see on teine teema, eks ole, või kui selle laevaga juhtus veel midagi. Võib-olla oli mingisugune muu põhjus, miks see visiir oli näiteks lainele lähemal. Võib-olla ta oli lähemal selle lainele, kui ta olema pidi, võib-olla tal olid muud probleemid. Kõik see tuleb välja uurida. See, et need teaduslikud raportid on tehtud minu meelest ausalt, ei tähenda, et nad on kompetentsed. Ei tähenda, et see on lõplik tõde. Ja miks see mind huvitab enne kõike, on see, et see on minu eriala. Okay. Mind huvitab see, et miks konstruktsioonid raugevad, millal nad raugevad, sest et on üks asi elada kuskil virtuaalses arvutimaailmas. On hoopis teine asi, näha ka reaalsed katsed ja kui mingi asi läheb puruks, mingi hoone laguneb ära, siis peaksid kõik insenerid teadma ja tahtma teada, et miks ta nüüd ära lagunes. Kuidas me sinna piirini jõudsime, mis on valesti, et seda teadmist uuesti rakendada ja vältida seda, sest põhimõtteliselt see informatsioon on killukestena maailmas olemas, mis ma siin ka välja tõin, see raamatud ja nii öelda, need probleemid, aga need tuleks kokku panna. Ja teine asi muidugi, mis ma tahan öelda, et ühegi asitõendi suhtes ei saa suhtuda selle peale vilistades, et uksed olid kinni laeva sees või lahti. See on väga oluline asi. Kuidas sa arvutad seal, kui sa ei teagi, kas nad olid kinni või lahti, see on sama nagu Solarise riplagi, et kumbalt poolt ta lagunes ja kuhu ta lagunes, kui pealt nägijad nägid ju, kuidas ta lagunes veel. Et me peame kõik need asjad arvesse võtma, neid austama, neid asitõendeid. Alles siis on meil võimalik nii-öelda läbi raske töö võib-olla jõuda paremale arusaamisele, mis seal tegelikult siis juhtus. Väga hea, Toomas, suurepärase info eest. Ma arvan, et kõik need näiteks siin selle pandeemialise teadusnõukogud ja nõukojad ja minust igas eluvaldkonnas võiksid olla seal ekspertgrupis või need nõuandjad võiksid olla siis niisamad mingi raamatu või registri järgi teadlase professorid, aga võiks olla rahva hulgast sinu taolisi, kes tõesti nii entusiastlikult ja nii detailselt asja uurivad nagu hobi korras, et saada ikkagi tõele lähemale, võiks olla ka sellised inimesed nendes teadusnõukojades. Ma arvan, et meil oleks tundult parem elu ja tundult paremad tulemused igas eluvaldkonnas. Meil oleks võib-olla seda pandeemiat või see pandeemia oleks juba likvideeritud, kui oleks laiapõhjaline teadusnõukoda. Mis sina arvad selle peale? Oleks see nagu mõistlik? Igal juhul. Ja peaks tekitama ka usaldust. Vaata, siin on eksperdid küsinud, et miks siis Riigikogu ees, et Irja Lutsar ja need, et miks siis rahvas üldse ei usalda, et eksperdid ütlevad, et vaktsineeri, nemad ei vaktsineeri. Eksperdid ütlevad, ära võta ivermektiini, nemad võtavad ja eksperdid ütlevad, ära testi antikihi ja nemad testivad. Aga miks see nii on? See on sellepärast, et nendel inimestel ei läheneta ju austuse, armastuse ja usaldusega. Kui tõepoolest nüüd ütleme siin ivermektiini ei tööta, siis võiks ju tuua suure hobuse vankritäie ivermektiini ja teise süstlad valmis panna. Nii et palun, et kõik, kes tahavad, võivad siis võtta seda ivermektiini, see ei tööta teil. Aga siin on need teised süstlad, te näete ise, et see töötab. Milles on probleem? Ja tähendab vaba valik, kui sul ei ole enam vaba valikut, siis sul ei ole enam armastust, eks ole. Võtame nüüd siis religioosselt selle, et kui meid siia loodi siia maa peale, Jumal lõi, et ta ütles meile küll, et mitmetes pühades raamatutes, mida me tegema ja peaks ja võiks teha, aga ta ei jälgi meid iga päev nagu mingisugune Gestapo, et kuule, kas sul on nüüd mask ees või ei ole või? Kas sa nüüd sitsid niimoodi, nagu ma ütlen, või sitsi? Ei ole, eks ole, ta laseb sul teha kõiki sigadusi, aga ta ütleb sulle, mis on selle tagajärg. Lõppkokkuvõttes sa maksad sellega ise. See on armastus. Sa ju ei näe Jumalat. Kujutad ette, kui sa teda näeksid ka, sa kardaksid ja sa ei armastaks, sa oleks robot. Sa ei näe teda, aga sa näed ta tegusid, et sa oled vaba. Sa oled vaba. Ja samamoodi võiks, ja mitte ei võiks, vaid tuleks ka riigil läheneda, et me tahame ju tervist hoida. Siis peaks olema see ka vaba. See peaks tulema armastusest, et siis me usaldaksime. Ja ekspertidel ei ole midagi varjata. Väga hea. Aitäh sulle, Toomas. Suurepärane teaduslik jutt, väga detailne ja tänan ka Fonte News kanali jälgija. Me kohtume uuesti 6 aja pärast uue intervjuuga.
soovin teile kõike head, valgust aega, armastust ja sulle sama, Toomas, valgust aega, armastust sulle. Tänan sind. Ja kõikidele Fonte vaatajatele samuti. Aitäh!